No võib öelda, et aastased muutused tegelikult on üsna pisikesed või mõõdukad. Aga miks me metsaseiret üldse ellu viime, ongi see, et näha just nimelt neid pikema aegrea muutusi. Ja pikemas aegreas on meil praegu näha, et männikute seisund on halvenemas veidikene. Ja kui nüüd tuua midagi täpsemalt välja 25. aasta kohta, siis 25. aasta võrdluses 24. on veidi ka halvenenud siis hariliku männi ja arukase seisund. No 2025. aasta üks peamisi märksõnu on kindlasti sademete rohkus. Ja selline suur sademete rohkus ja oluliselt niiskem suvi põhjustas ka puudele stressi ning tõi kaasa siis nende seisundis olulise halvenemise. Jah, loomulikult on see seotud kliimamuutustega ja sellised pikemad, niiskemad perioodid ja mõnikord ka sellised pikemad, kuumad, põuased perioodid tegelikult loovad väga head eeldused igasuguste seenhaiguste levikuks ja ka võimalike erinevate putukahjurite arenguks. Ja sellised nii-öelda kahjustused ja just nimelt suuremad kahjustused kogu metsamaal põhjustavad olulist muutust nii looduskeskkonnale kui ka majandusele.